Tere, head vaatajad! Käes on Eesti eest kuu uudised, sedapuhku siis mai 2025, et salvestus ongi just sobivalt mai lõpus, et hiljemalt juuni alguses, siis nüüd näetegi seda saadet. Täna on meil siis ka erikülaline seoses nüüd siis eelmise nädala algul vastu võetud pandeemia lepinguga. Tervitagem siis Pille Tšavedit. Tere! Saates, nagu eelminegi kord, on ka külas Tõnu Kalvet. Tervist! Ja loomulikult meie raudvara Maarjo Maripuu. Tervist kõigile! Mina olen siis saatejuht Mihkel Johannes Paimla. Nagu öeldud, siis esimene teema on pandeemia lepingust ja selle teema sissejuhatuseks vast nii palju, et selle samuse pandeemia lepingu vastuvõttev laiendatud maailma riikide istung toimus eelmise nädala esmaspäevast ehk siis 19. maist kuni 27. maini. Mis muudab asja kurioosseks, et 19. mai hilisõhtul juba A-komitee kaudu sisuliselt konsensusega kiideti see pandeemia lepe heaks. Ja järgmisel päeval siis, kui oli üleüldine istung, kus pidavad seda heaks kiitma, siis ilma mingi hääletuseta oligi otsus selline, et võetakse põhimõtteliselt aluseks A-komitee otsus ja sellega sisuliselt ühtegi vastuhäält ka ei olnud, et 11 riiki jäi siin erapooletuks, aga 124 poolsid seda. Ja siin võib öelda, et tänu selle, et osadel riikidel oli mittemaksmisega seonduvalt hääletamisõigus keelatud, siis sellega saavutatigi niinimetatud 2/3 enamus, kuigi ütleme niimoodi, et see, mida WHO juht seltsimees Tedros otsustab, see on tegelikult samm islami terrorismi kehtestamiseks kogu maailmas. Aga see on põgus sissevaade sellele teemale ja lõpetuse mõttes, nagu ütlen siin ära, et kui seda järgmise aasta sügiseks pole vastustatud, siis põhimõtteliselt võib öelda, et see hakkab laienema kogu maailmas, aga üks nüanss on veel, nimelt BABS on selles lepingus sees, mida ei ole kokku lepitud, aga selle üle jätkuvad arutelud juulikuus. Ent siinkohal olekski õigustatud anda nüüd sõna Pillele, kes on seda protsessi jälginud algusest peale. Jaa, et nagu sa ütlesid, et kõigepealt see pandeemialepingu hääletamine, jah, et oli kohe esimesel maailma terviseassamblee päeval ja see oli siis nii-öelda see erikomitee ja et 124 riigi esindajad hääletasid poolt, aga 11 riiki olid siis erapooletud, 46 riiki olid mitte kohalolijad ja 13 riiki, mis olid siis hääleõiguseta või mitte ilmunud nii-öelda liikmed. Ja aga Ameerika Ühendriigid nüüd üldse sellel assambleel ei osalenud, nii et ei võtnud sellest osa, näitasid juba oma meelsuse ära. Aga nüüd need 11 riiki, mis olid erapooletud, et need selles mõttes võivad ka selle pandeemia lepinguga võib-olla üldse kunagi mitte ühineda, ega me ei tea. Et need, mis olid erapooletud, olid näiteks Bulgaaria, Guatemala, Iraani ja Iisrael, isegi Itaalia, Jamaica, Holland, kes ütles tegelikult, nende esindaja ütles päris kurjalt selle pandeemia lepingu kohta. Erapooletu oli siis ka Paraguay ja Poola, Venemaa Föderatsioon ja Slovakkia. Ja Slovakkia ministrile oli siis Tedros
enne seda Maailma Assambleed lausa kirjutanud, et kuna nemad olid märku andnud, et nemad tahavad tegelikult sellel peaassambleel ka hääletamist, siis Tedros oli talle nii-öelda kirjutanud, et Slovakkia ikkagi nõustuks ka sellega, et see enamusega nii-öelda vastu võtta ka plenaaristungil. Aga Slovakkia ei nõustunud. Ja huvitav ongi see, et miks tegelikult Tedros üldse pöördus Slovakkia poole, et miks seda konsensuse alusel siis sellel järgmisel päeval plenaaristungil nagu vastu võtta, et tegelikult võis olla ikkagi WHO juhtkonnal hirm, et nad ei saa seda 2/3 kätte. Et see on nagu täitsa võimalik. Nii et kuigi see võeti nüüd ikkagi ütleme siis selle konsensusega plenaaristungil nii-öelda vastu, siis tegelikult ka WHO-l on liiga vara rõõmustada. Sellepärast, et nagu sa juba ütlesid, Mihkel, et tegelikult suurem töö on just nimelt see nüüd selle lisa kallal, mis kuulub pandeemialepingu juurde, ehk see patogeenide juurdepääsu ja tulu jagamise süsteem. Ja alles aasta pärast, kui nad tõepoolest see töörühm, mis peaks koosnema siis paljude riikide esindajatest, kui nad saavad selle patogeenide juurdepääsu ja tulu jagamise süsteemi dokumendi valmis, tegelikult alles peale seda saaksid riigid seda kõigepealt allkirjastada, kõigepealt tuleks see siis veel Maailma Terviseassambleel uuesti see järgmine osa ka siis hääletada, nii nagu see aasta käis. Ja alles peale seda teise hääletuse vooru nii-öelda, et kui see aasta oli esimene hääletuse voor või see esimene nii-öelda osa sellest lepingust, pandeemialepingust hääletati, siis järgmine aasta tuleb siis alles see patogeenidele juurdepääsu ja kasu jagamise süsteemi hääletamine ja peale seda riigid saavad seda allkirjastada ja siis toimub alles riikides ratifitseerimine. Nii et see on nii-öelda väga erakorraline, et niimoodi ühte lepingut siis hääletada kahes osas. Et see on ikkagi täielik siukene erakorraline, et niimoodi kahes osas siis sellist rahvusvahelist lepingut hääletada. Nii et siit on näha, et ega selle lepinguga väga lihtne ei ole. Et siin on siis näha, et nagu tahetakse läbi suruda igal juhul, sellepärast, et miks muidu siis 2 korda nii-öelda seda tehakse? Just. Selge, suur tänu, Pille, et siin tuletaks veel eelmise aasta seika meelde, kus oli samamoodi see plenaaristung ja jutuks oli IHR-i need muudatused, et kui te nüüd panete tähele, 19. juulil 2025 on see aeg, kus saab sellele anda nii-öelda vastustava seisukoha ja kui seda ei tehta, siis need hakkavad automaatselt liikmesriikides jõustuma, kaasa arvatud Eestis ja siin on räägitud, sügisest hakatakse seda asja totaalselt üles kruttima. Kui te panete tähele, siis igasugu sotsiaalmeediakanalides ja avalikus meedias juba öeldakse, et tuleb vaktsineerida ennast, kui on tegemata, see on hullus, mis toimub. Aga selle IHR-iga oli veel selline teema, et see niinimetatud konsensus, millest rääkis see WHO juht üksinda, see kuulutati välja sisuliselt ju laupäeva hilisõhtul vastu pühapäeva, ehk siis hiljemalt 2. juunil 2024, et kui see pole küünilisuse tipptase, siis mis veel?
aga siinkohal oleks hea nüüd järgmisena sõna Tõnule, palun. Ma olen Pillega täitsa nõus, et rahvusvahelisel terviseorganisatsioonil võis hirm nahas olla. Aga samas ma tahaks omalt poolt lisada, et isegi kui nad omast arust olid kavalad ja kavaldasid üle need teised, see ei mõjuta mitte midagi. Me ei ela enam koroonaviiruse aastal, me elame aastal, kus toimuvad väga suured muutused, osa juba ongi toimunud. Ja võib lihtsalt minule kõrvaltvaatajana jääb selline mulje, et oli saadud raha, oli tarvis ära kulutada ja siis oli tarvis nagu aruanne teha, sest nagu teame, USA astus sealt välja, USA oli põhirahastaja, siis minu andmetel erarahastajatest üks suuremaid oli Bill ja Melinda Gatesi fond. Aga pärast seda, kui Bill Gates eelmise aasta sügisel vahetas poolt, läks Bideni toetajate hulgast Trumpi toetajate hulka, siis on üsna selge, et ta ei hakka tegutsema praeguse USA valitsuse vastu, sest see on temale endale kahjulik, kui ta tegutseks vastu. Nii et teine asi, ma ei näe hoobi, mille abil oleks Maailma Terviseorganisatsioonil võimalik sundida riike täitma seda lepet. Sest jah, lepe võib olla väga agressiivne, võib olla väga, ütleme, soliidne teatud mõttes, aga kui seda ei täideta, siis ta on lihtsalt tühi paber või tänapäeval arvutifail. Mina näiteks ei kujuta ette, kuidas suudetakse sundida Iisraeli või Ungarit seda lepet täitma. Või kas või Poolat, eks ole. Ja ma saan aru, et Balti riikide juhtkonnad, kes on sellised alandlikud, pugejalikud, lömitavad, eks nemad saavad võib-olla oma nutsu, eks ole, neil on see kasulik, hakkavad siin reklaami tegema, aga see asi ei lähe enam läbi. Niivõrd palju on ka Euroopas selliseid jõude, kes tegutsevad sellele vastu ja mõelge kas või sellist asja. Muide, see puudutab ka Eestit. Ka Eestisse ja mujal Euroopas on tulnud võrdlemisi palju Ukraina neid sõjapõgenikke. Ükskõik, kas nad on ehtsad põgenikud või mitte, nad on ukrainlased, neil on oma temperament. Ja nüüd mõelge, 2022. aasta veebruaris ja märtsis jagati Ukrainas tasuta laiali 10 000, võib-olla 100 000 käsirelvi. Ja osa nendest on Ukrainas, osa on läinud koos ukrainlastega mööda Euroopat laiali, sest kui nad tulid, ütleme, Eestisse Läti kaudu, lõunapiirilt, keegi neid ei kontrollinud. Jah, kui nad tulid Venemaa kaudu, siis kontrolliti. Aga see tähendab, et nendel ukrainlastel on ilusti relvad olemas ja nüüd püüdke kujutleda olukorda, kus keegi Eesti politseinik läheb nendele mingit vaktsiini vägisi peale suruma, ütleb, et pane õlg alla. Siis selline politseinik saab kuuli lihtsalt. Ja minul ei ole sellest politseinikust kahju, sest kui politseinik läheb oma rahva vastu, siis ta peabki saama kuuli. Aga ütleme, selline on tegelikkus. Euroopas teistes riikides samamoodi. Ja nüüd mõelge, seal on sellised piirkonnad, kus elavad aafriklased või araablased või türklased või kurdid. Ja nüüd läheb selline mingisugune päästeametnik või tervishoiuametnik läheb sinna neile vaktsiini peale pressima. On selge, et talle antakse seal tina või visatakse granaat. Nii et mina leian, et seda ohtu ei ole. Ja mõtleme veel sellised poolmetsikud rahvad nagu bulgaarlased, kellest oli juttu, eks ole, serblased, need, kes olid kunagi Türgi Osmanite impeeriumi osa, albaanlased näiteks, sest türklased segasid seal korralikult verd ja tänu sellele, tänapäeval võib öelda tänu sellele, need rahvad on hulga metsikumad, nende puhul ei õnnestu mingi ajuloputus. Kui nad leiavad mingi asi on neile kahjulik, nad haaravad relva ja teevad 1-0 ründajaga. Ja see käib, ütleme, Vahemeremaade kohta. Eks te proovigi seal mingit eluvõõrast asja reklaamida, mis on vastumeelne. Jah, ma arvan, et Eesti võimurid võivad proovida, aga kui nad saavad kõva vastulöögi, siis ei lähe läbi. Nii et kuigi ma olin üsna rahulolematu, kui 2022. hakkas Eestisse voolama massiliselt Ukrainast põgenike osa tulid ka võltspassiga, olid üldse venelased, kas nad olid kunagi Ukrainas elanud või mitte, ma ei tea. Dokumendid olid õiged, sest Ukraina korrumpeerunud ametnikelt sai kindla summa eest osta õiged dokumendid, aga ma üsna ruttu taipasin, et tegelikult see on meile kasuks.
ma nägin tookord ette, et kui Ukraina sõda saab läbi, siis püütakse jälle teha mingit pandeemia värki inimestele peale pressida. Aga need Ukraina pagulased, on nad jutumärkides või päris, nad on meile eluskilp ja meie võimurid ei suuda midagi teha Ukraina pagulaste vastu. See tähendab, et nad peaks enne, kui nad hakkavad seda lepet peale pressima, nad peaks Eestist välja saatma ukrainlased, Ukraina venelased. Aga ma ei usu, et see käsukorras läheb läbi. Ja ma ütlen jah, et praegu ma ei näe hoobi, mille abil seda kahjulikku lepet riikidele peale pressida. Ja ma ei näe, et ka näiteks Hiina oleks sellest väga huvitatud või Türgi näiteks. Need on ka sellised päris mõjukad riigid, nendega tuleb arvestada, mis peaks olema nende huvi. Ja üks asi, millest tuleb veel rääkida, on see, et kolmas suur seltskond maailmas, väga mõjukas seltskond töösturite ja pankurite kõrval on need infotehnoloogia hiiud. Tuntumad on siis Elon Musk ja Mark Zuckerberg. Nendel on hoopis teine huvi. Ja nende huvi ei ole, no ütleme, sõda, ja nende huvi ei ole ka pandeemia abil inimeste üle kontrolli saavutada. Ja kui nemad on vastu, siis sellist lepet lihtsalt peale ei pressita. Aga muidugi meil tuleb selleks valmis olla, et kas või mingid Karmen Jolleri sugused aktivistid hakkavad tegema propagandat. Võib-olla nad on selleks raha saanud, nad peavad oma reklaamlaused ära ütlema. Ma ei usu hästi, et nad nagu sisemisest veendumusest seda teevad. Aga lihtsalt olgem valmis, ärgem kibestugem, teadkem, et selline nipp ei lähe läbi. Selline sai minu vastus. Aitäh sulle, Tõnu. Siinkohal peab ühe asja ära ütlema, et Šveits oli see riik, kes pandeemia selle leppe arutamise ajal nüüd eelmise nädala algul tuli teatavaks, et nad on vabatahtlikult eraldanud 80 miljonit USA dollarit ja siis seda ilmselt patogeenide ja muude taoliste projektide arendamiseks. Ja see raha saadetakse otse WHO-le, et tundub, et neil on väga suur huvi seda asja enda kasuks tööle panna. Et siin on ka räägitud sellest, et Šveits plaanib oma sõltumatusest, mis tal praegu juba on suhteliselt olematu, täielikult loobuda. Nii et see asi teatud mõttes lõhnab kurjakuulutavalt. Aga siin selle osunduse koha pealt veel, mis puudutab ütleme ukrainlasi üldse nagu sellist migratsiooni, et kui te tähele panete, siis teistest riikidest siia tulnud Ukrainast ja siis näiteks Türkmenistanist, Usbekistanist, seal on omad ütleme, viirused, mida nad siia Eestisse toovad ja siis tekib selline tohutu segu, et siis tekib küsimus, et kas see on tahtlik nagu, et suunatakse näiteks, kuidagi on siuke jutt käinud läbi väidetavad, et iga eestlane peab pagulase koju võtma. See on kas lähema või kaugema tuleviku muusika, aga no igatahes asi on selles, et kui see peaks niimoodi minema, siis inimesed nakatuvad nende haiguste küüsi, mis usbekistanlastel ja ukrainlastel on, nii et siin tasub nagu väga selgelt mõelda, et mida toob kaasa kontrollimatu immigratsioon, mida tahetakse sellel aastal veel juba käiku lasta. Aga selle koha pealt nüüd siis Maarjo, sinu selle teema kokkuvõtvad sõnad. No aitäh. No ütleme nii, et kogu see pandeemia ja see vaktsiiniralli, tead, seda on juba nii palju jahutud, et mul läheb süda pahaks. Ja ma näen kogu aeg see WHO surub, kogu aeg on meil mingi Karmen Joller või keegi Lutsar jälle räägib mingisugusest pandeemiast, on ja. Et no kaua võib nagu seda jahuda, aga kõik ju teavad, et siin käib nii-öelda Big Pharma ja vaktsiiniäri suure hooga ja nii-öelda eks neilgi oma kopikas kukub. Ja kui ei kokuna, siis nad on ikka peast põrunud, kui nad siiamaani ajavad seda jama, kuigi kogu maailm on suutnud selles osas tõestada, et see kogu koroonapandeemia oli üks suur fake skämm ja sellega lihtsalt, see oli üks osa, et suruda siis uut maailma korda peale. Aga selles osas võin nüüd infoks rääkida kuulajatele, et mina siis Maarja Maripuu liitusin Plaan B-ga, Andro Roosi erakonnaga, loodava erakonnaga, meil on vaja 500 liiget kokku saada. Ja Plaan B teeb kõike selleks, et mingisugust pandeemiat ega sundvaktsineerimist eestlastele peale ei tule. Et see on 100% kindel, et kui meie saame võimule, siis
see teema on pühitud laualt maas, ütleme niimoodi, ja Karmen Jolleri laseme lahti kindlalt. Aga selle koha pealt kõik, aitäh. Aitäh, Maarjo, selle huvitava nüansi lisamise eest, et väga hea, et rahvas kuulis ka seda niimoodi ja selle teema lõpetuseks vast nii palju veel, et teades, et WHO on üks osa ÜRO-st, siis ÜRO-s on ju jutuks ka digitaalse identiteedi loomine ja kõike muud sellist, mida nii-öelda siis inimestele peale suruda. Ja üks asi, mida siin nii-öelda kõrval põikena tasub veel ära mainida, et kui ÜRO saab oma selle leppe osa ära jõusta, mis puudutab siin seda, ütleme, tehisintellekti rakendamist nii-öelda, siis selle kavatsuse järgi antakse täiendavad õigused nendele pedofiildele, kes lastega teevad sellist virtuaalset hullust. Ehk siis sisuliselt ÜRO kui selline kuritegelik asutus legaliseerib lapsporno ja seda siis, no ütleme, et tehisintellektiga nad lihtsalt leiavadki võimaluse ennast nii-öelda ringkaitsta. Aga selle koha pealt siis see teema on lõpetatud. Järgmiseks nüüd räägib Saksamaast ja Rumeeniast. Kuigi siin Saksamaal veebruaris olid need valimised, mis parlamendi tõid nagu põhimõtteliselt vanad jõud, võib-olla koosseis oli muutunud, aga siiski need vanad klubud, kristlik-demokraadid ja sotsid said piisava enamuse kokku, siis tuli välja, et esimesel katsel BlackRocki tüüp nimega Friedrich Merz ei saanud piisavalt hääli kokku ja paradoksaalne oli see, et samal sellel istungil oli istumas endine kantsler Angela Merkel. Et Angela Merkel on ju olnud avatud migratsiooni poolda aastast 2015, aga see, et Merz sai teisel katsel alles valituks, see jätab Merzist teatud aspektis kui haavatava inimese muljet. Ta ei ole enam see, kes ta oli enne seda saatuslikku hääletuspäeva. Ja teine teema osa puudutab Rumeeniat, et kui siin 4. mail oli esimene voor, siis oli tugevad šansid Simeonil, kes on rahvuslik kandidaat ja seisis Trumpi idealistlike plaanide eest, aga teises voorus, pangem tähele, Sorose rahad ja ka Prantsusmaa aitasid kaasa sellele, et Danni nimeline president nüüd siis sai Rumeenias valituks, aga seda väidetavalt ka seoses sellega, et 1,7 miljonit valijat olid tegelikult juba surnud. Seega me ei tea, kui palju neist nii-öelda hääletas. Et see meenutab teatud mõttes paradoksi ka sellega, et Eestis on ju need e-valimised, et vanadekodust antakse tuhandeid hääli, aga me ei tea, kas need pensionid tegelikult hääletasid selle kandidaadi poolt, keda siis väidetavalt sealt teele saadeti. Aga siit kohalt oleks hea anda nüüd sõna Tõnule. Ma võtaks esimesena ette äkki siiski Rumeenia, sest just hiljuti, see oli 24. mail 2025, juhtusin lugema Slovakkia ungarikeelsest portaalist Hiirek üht huvitavat uudist, kus tuli välja, et 2 päeva enne Rumeenia presidendivalimiste teist vooru oli käinud Rumeenias kohapeal Prantsuse luurejuht Nicolas Lerner. Ja millest ta oli rääkinud, seda täpselt ei teata siiamaani. Ja tol samal päeval 24. mail siis Georges Simeon koos oma erakonnaga tegi taotluse Rumeenia luurele ja välisluurele ja siis küsis, et äkki saaks uurida, et mida siis Prantsuse luurejuht seal rääkis ja kuidas ta äkki valimistulemusi mõjutas. Ja samas uudises oli juttu sellest, et Telegrami asutaja Pavel Durov, ta oli enne valimisi teatanud, et keegi Prantsusmaalt oli proovinud teda mõjutada, oli talle öelnud, et ärgu ta Telegramis siis lasku nagu konservatiivsete Rumeenia valijate või nende pooldajate, ütleme Simeoni pooldajatel nagu väga nagu levida nende seisukohtadel, püüdku neid kuidagi nagu piirata ja mingeid tõkkeid ette seada. No Durov loomulikult keeldus, aga tookord enne valimisi ta ei öelnud, kes oli püüdnud mõjutada ja pärast valimisi ta tunnistas üles, et selleks oligi olnud see sama Prantsuse luurejuht Nicolas Lerner. Ja Durov lisas sedagi, et ta on valmis
Rumeenia võimudele tunnistusi selle kohta andma, kuidas Prantsuse luure püüdis teda survestada, mõjutama Rumeenia presidendivalimisi. Ja mis on huvitav, kui Euroopa Liit kangesti kritiseerib seda, kui keegi püüab väljaspoolt mõjutada Euroopa riikide valimistulemusi või sisepoliitikat, siis näiteks Rumeenia presidendivalimiste puhul oli küll niimoodi, et Prantsusmaa väga tõsiselt mõjutas ja paljud arvavad, et Macron oli see põhitegija, aga seal oli teisi, kes mõjutasid, näiteks selline naisterahvas nagu Euroopa Parlamendi liige Valérie Haier, kes on Macroni üks tugevamaid toetajaid, tema ustavamaid võitluskaaslasi ja ta on ka jurist, nii et ta teadis väga hästi, mis ta teeb, aga tema ütles enne valimisi, et teeme kõik endast oleneva, et Rumeenias võidaks Euroopa-meelne presidendikandidaat ja käime ringi Prantsusmaal elavate rumeenlaste seas, kutsume neid üles hääletama siis selle äärmuslase vastu ja liberaali ehk Euroopa-meelse poolt. Ja et ainult siis rumeenlased saavad nagu jääda Prantsusmaale edasi elama. No, ta ähvardas sellega, et kui nii-öelda vale kandidaat võidaks, siis võib-olla rumeenlasi ei lubatakski enam Prantsusmaale elada. No, ühesõnaga, see on ju kõige puhtam sekkumine, aga Prantsusmaa meelest see sobis. Ja siis pole ime, kui Georges Simeon nimetas pärast valimiste tõeliseks võitjaks Emmanuel Macroni. Aga meie peavoolumeedia ei ole nagu vist rääkinud sellest, et Prantsuse luurijuht käis seal mõjutamas. Ja üks asi veel, pärast seda ta lendas ju Moldovasse, sõitis Moldovasse, pidas seal oma läbirääkimisi. Ehk siis lähiajal tuleb välja, millest ta seal rääkis. Nii palju siis Rumeeniast praegu. Jah, aitäh sulle, Tõnu. Nii palju siin võib öelda, et mis nüüd puudutab veel Moldovat, et siin räägiti nüüd, et käidi ka seal nii-öelda maad kuulamas, siis võib seda seostada sellega, et küllap püüti siis neid rumeenlasi, kes valimistel osalesid ja siis Moldovast hääle andsid, et võib-olla neid siis ka mõjutati, et igal juhul see on väga huvipakkuv versioon. Ja siin ütleme, mis puudutab jah seda Rumeenia luure ja siis seda põhiseaduskohtu käitumist, siis see jätab üheselt mulje, et nad on süvariigi poolt mõjutatud sõna otseses mõttes, et see on väga kahetsusväärne olukord ja Prantsusmaa muidugi oma selle sekkumisega saavutas selle, et me võime nüüd tänasel päeval öelda, et nagu Rumeenias ühtegi ausat valimist ei ole ette nähtud ja nüüd 1. juunil tulevad Poolas teise hääletusvooru valimised, presidendivalimised, et siin on jällegi kas euromeelne või siis rahvuslik konservatiivse meelestatusega kandidaat, et igal juhul saab siis järgmises saates sellest Poolast rohkem juttu olema. Aga Maarjo? Aitäh! No ma ei väsi ennast kordamast, et kaua võib üks liit sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Et see puhtal kujul näitab, et see liit, kuhu ka Eesti kuulub, on problemaatiline. Tal on probleemid, mis aina süvenevad ja sisuliselt minnakse siis seda teed, et föderaliseerumise teed, ehk siis lõpuks see liit siis vallutabki nii-öelda oma seadusandlusega kõik ülejäänud riigid ära. Ja see on nonsense, see on rahvusriikide surm, et kui me ühest NSV liidust saime vabaks, siis läksime teise liitu, mis hakkab ka üsnagi palju sarnaneva NSV liidu ja selle tegevusega siis, et ei aitäh, et mina arvan seda, et sellest liidust tuleb väljuda. Aitäh. Jah, suur tänu, Maarjo. On täiesti ilmne, et kui nüüd, kes siin viimaste päevade uudiseid on vaadanud, et juba räägitakse üle-euroopaliselt vee tarbimise piiramisest. No kuulge, see ju selgelt, vaadake, üks asi on nüüd see, et aastast 2020 on inimeste kodudesse paigaldatud kaugloetavaid veearvesteid ja mis on selle konkreetne eesmärk?
et nähakse keskserverist või kusagilt sealt keskjuhtimisjaamas, kui palju inimene kuus näiteks vett tarbib ja kui nüüd leitakse, et vaat see inimene või see leibkond tarbib rohkem, kui peaks olema keskmine normatiiv, siis hakatakse seda reaalselt piirama, et kui nüüd see suvi see vastav reeglistik pannakse paika Euroopas keskkonnavoliniku poolt, no sellisel juhul võime öelda, et inimkonna sõna otseses mõttes lõppmäng on alanud ja see on juba ilma veeta, ütleme niimoodi, nädal on see maksimum, pärast seda enam inimene lihtsalt vastu ei pea, toidu ta võib kuu aega pidada, aga see on nüüd siis selle teema koha pealt. Järgmisena põgusalt puudutab siis seda niinimetatud paavsti teemat, et mis puudutab siis eelmises saates me rääkisime, et paavst Franciscus läks teise ilmaga, mis seal tagatäielikult tuli, seda me ei pruugi kunagi lõplikult teada saada, aga siis kronoloogilisest ajaarvestusest 7. mail algas selle uue paavsti valimine ja esimesel päeval muidugi teda ei valitud, 8. mai õhtuks oli valik tehtud ja Leo 14. ehk siis USA poolt siis ütleme niinimetatud mõõdukas konservatiivse mõttelaadiga paavst, kes muide on Trumpi seisukohtadele varasemalt vastandunud, siis teda määrati uueks paavstiks ja siit nagu tekib see mõttekäik, et mingis mõttes nagu USA sai oma tahtmise, aga mitte päris võib-olla selliselt, et see oleks nagu maksimalistlik idealismi mõttes, aga teiselt poolt siis nüüd see uus paavst on juba kuulutanud vähemalt 2 või 3 korda, et tuleb saavutada rahu maailma piirkondades, ennekõike Gazas, aga selles osas, mis see Netanyahu teeb, see on ikka väga drastiline, et siin lapsed põlevad majja sisse, see on kohutav. Aga paavstiga seonduvalt siis Tõnu, sina saad nüüd rääkida lähemalt, mis USA poolt siis ütleme uue paavstiga seoses me peaksime teadma? No USA praeguses valitsuses on üsna palju katoliiklasi, aga see otseselt ei tähenda, et praegune paavst oleks nagu nende käepikendus, sest katoliku kirikus on ka mitmesuguseid voole, mitmesuguseid ordusid ja tunnistan, et minule ei olegi veel tekkinud selget pilti, kas uus paavst on liha või kala. Ma ei saa täpselt aru, kelle huve ta teenib. Ühest küljest võiks ju arvata, et ta on nagu USA praeguse valitsuse käepikendus ja mõte oli selles, et nagu valmistada maailma millekski ette, kus USA mängib jälle mingit tähtsat rolli. No nii nagu 1978. aastal valiti paavstiks poolakas Karol Wojtyła ja 10 aastat hiljem või natukene rohkem juba Nõukogude Liit asus usinasti lagunema. No ja pärast tunnistati, et jah, selline paavst oligi mõeldud nagu tööriistaks, et lagundada sotsialismi leeri. Ühest küljest tundub, et ta võiks nagu USA praeguse valitsuse meelne olla, vähemalt kaudselt käepikendus, kuna ta ei olnud ju kõige tuntum USA katoliku vaimulik, kes valiti sinna, oli temast tuntumaid, aga samas ta esimesed avaldused on olnud kuidagi nagu sellised, millest ei saa sotti. Siis on räägitud tema kohta veel seda, et ta on asunud mingeid teatud eelmise paavsti säilikuid märkmeid hävitama. No muidugi tuleb neid andmeid kontrollida, aga tundub, et seal on tegemist siiski nagu Vatikani sisetüliga teatud mõttes. Seal on mingid oma mõjukad huvirühmad, igaüks tahab midagi saavutada ja siis ei ole kindel, kas see praegune kandidaat või kes võitis see praegune paavst Leo 14, kas ta on kompromisskandidaat või üks rühmitus surus oma tahte peale teistele ja kui surus, siis mis hinnaga, eks ole. Mina leian, et tuleks nüüd jälgida seda, mis ta räägib ja mis ta teeb. Sest kuigi eelmise paavsti kohta räägiti, et ta oli kahetsusväärselt liberaalne, pesi neegriti jalgu ja mis kõik, eks ole, ja vahepeal kaitses sisserännet Euroopasse. Aga tal oli siiski ka häid külg ja ütleme oma elu viimasel poolel aastal ta tegutses sisuliselt nagu meie huvides, meie poolel. Aga sellepärast nagu teda püütigi kõrvale tõrjuda ja on ka selliseid seletusi, et ta lihtsalt eemaldati ja tema surm lavastati.
Tal muidugi tervis oli läbi, aga samas ta hakkas oma avaldustega juba segama Vatikani teatud konservatiivsemaid ringkondi. Ja see ei ole otseselt enam päris poliitiline teema, see on usundi teema, kui eelmine paavst lubas avalikustada teatud apokriivad. Ehk siis need on pühakirja need osad, mis ei ole ametlikult võrdsustatud teiste nende osadega. Nad on samast ajast pärit samadelt tegelastelt, keda on kirjeldatud ülejäänud pühakirja osades, aga neid ei tunnistatud omal ajal. Ja kui sealt tuleb välja midagi rabavat inimkonna kohta, inimkonna päritolu kohta, siis see võib ju paljude inimeste maailmapildi uppi lüüa ja siis konservatiivsed ringkonnad kirikus tahavadki seda ära hoida. Ja ühest küljest see on nagu usu küsimus, teisest küljest ta on nagu ka maailmapoliitika küsimus, sellepärast et katoliku kirik on maailma ikkagi üks võimsamaid usuorganisatsioone üldse. Nii et minu meelest kõige tarukam oleks, kui me nüüd jälgiksime mängu väga tähelepanelikult, võrdleksime andmeid, analüüsiks neid ja võib-olla äkki sügise pool on asi selgem. Jah, suur tänu sulle, Tõnu. Ja eks siin olegi, et praegused ajastud ongi nagu üsna kiiresti muutuvad, et iga päev, iga tund toob midagi uut juurde. Aga Maarjo, sinupoolne kommentaar. Ja, aitäh. No nüüd ongi hästi oluline, millise seisukoha võtab siis uus paavst praeguse Ukraina sõja puhul, siis samamoodi, mis seal Iisraelis ja Gazas toimub. Et jah, see on hästi oluline. Praegu erilisi kindlaid märke siin suuna ja positsiooni võtmises ei ole. Nii palju kui peavoolumeedia on näidanud, et nad ikkagi, ütleme, see paavst toetab Zelenskit, aga noh, me teame meie Eesti peavoolu, et mismoodi nad oma suunda seal mudivad Stratcomiga, et eks seda näitab aeg, jah, aitäh. Ja, aitäh. Eks olegi niimoodi, et see, mis peavoolust tuleb, see on nii ülbaliselt kaldu, et noh, seda lugedes tekib küll selline küsimus, et milleks kogu see nonsense seal selles libameedias. Aga eks me siin jälgime ka neid arenguid jooksvalt. Jätkame nüüd siis tariifide teemal, et see tariifide teema võib-olla oleks mõneti kolmandajärguline, kui nüüd nendel päevadel poleks aset leidnud USA kohtutes vastavaid otsuseid, kuid sellest mõne hetke pärast. Kõigepealt Hiina ja USA vahel endiselt läbirääkimised käivad, et mingisuguseid kokkuleppeid veel ei ole. Kuid eelmisel reedel, ehk siis nüüd 23. mail ähvardas Trump Euroopa Liidule kehtestada 50% tollimaksu, aga kõigest 2-3 päeva hiljem teatas ta, et annab siiski veel läbirääkimisteks aega 9. juulini pärast telefonivestlust kurjuse vanema Ursula von der Leyeniga, aga on täiesti selge, et Euroopa on muutunud kolmandajärguliseks ja isegi Itaalia ja mitmed teised riigid ei suuda seda asja enam niimoodi kontrollida, et Euroopal oleks lõpuks võimalus rääkida edusammudest. Aga nüüd tulles tagasi USA juurde, siis USA nõndanimetatud kaubanduskohus pani sellele tariifide süsteemile veto peale. Ent nagu me nüüdseks teame, siis neljapäeva õhtul vastu reedet meie järgi siis apellatsioonikohus andis Trumpi administratsioonile omakorda nõusoleku, et see asi peab kehtima jääma. Ja nüüd jõuab see asi ilmselt ülemkohtusse, et mis otsus tuleb, seda siis lahkab tõenäoliselt järgmises saates. Aga mida arvata, kas selle tollitariifide selles virvarris, mis praegu käib suuresti Hiina ja nüüd ka Euroopa Liidu vahel, kas see on nagu märk sellest, et selle USA käigud on mitmeti nagu mõõdetavad selles tähenduses, et lõpuks suruda need riigid nagu nii-öelda sellest tugevama positsioonist välja? Tõnu? Jah, ma pean seda päris tõenäoliseks, sest USA eelmine valitsus, ta ju alustas Ukraina sõda põhimõtteliselt selleks, et suruda Euroopa turult Venemaa välja.
ja suruda ka Hiina välja. Noh, Venemaa tal osaliselt õnnestus välja suruda, osaliselt mitte ja Hiinat ta püüab suruda välja, aga seni väga ei ole õnnestunud. Ja nüüd, noh, Trump muidugi ta ajab oma riigi asja, aga samas ta ei ole nagu rumal mees, ta saab aru, et ta ei saa päriselt nagu Euroopa riikidele kehtestada selliseid ränki tolle. Ma olen mõelnud selle peale, mul on nagu meelde jäänud, et ta on pakkunud välja kahepoolsete lepete võimalust. Et näiteks ajada kahepoolselt asja liikmesriikide endiga. Mitte niimoodi, et tuleb mingisugune kaup Ameerika Ühendriikidesse, millel on peal silt Made in EU, ehk siis tähendab tehtud Euroopa Liidus, vaid et tuleb Made in Italy, Made in France ja nii edasi. Ja sellisel juhul, kas need tollid kehtiks, kui tegemist oleks kahepoolsete lepetega? Seda peaks uurima. Aga ma leian, et on hea, et USA survestab Euroopa Liitu, see sunnib Euroopa Liitu muutma oma majanduspoliitikat, sest muidu toimub ajude väljavool, muidu toimub kapitali väljavool. Just selleks saateks valmistudes ma lugesin sellist uudist, kuidas jälle üks tuntud Saksa firma teatas, et ta paneb poe kinni ja kavatseb oma tootmise viia. Üks riik, kuhu ta tahtis viia, oli Luksemburg ja teine oli Itaaliasse, sellepärast et Saksamaal on maksud ja igasugused nõuded on niivõrd karmiks saetud, et ei tasu lihtsalt ära. Ja kuna see firma ei taha ka pankrotti minna, siis ta viibki tootmise sinna, kus on talle kasulikum. Ja see ei ole nagu ütleme niimoodi otseselt kasumijahil, vaid see on selleks, et elus püsida. Ja selliseid firmasid on ju palju, tegelikult tuleks mingi aeg koostada nendest lausa nimekiri. Ma pean silmas Saksa firmasid, kes selle eluvõõra kahjuliku rohepöörde poliitika tõttu, ideoloogia jura tõttu on sunnitud oma tootmise Saksamaalt välja viima. Nii et ma leian, et praegu need tollid on Euroopa Liidu majandusele head. Sunnivad ennast pingutama, sunnivad Euroopa Komisjoni käituma mõistuspärasemalt, sest kui ta ei käitu, siis tal on minek. Ja ma tuleks korraks tagasi Saksamaa teema juurde, me ei jõudnud seda vist isegi käsitleda eelnevalt. Huvitav on see, et Friedrich Merzi valitsus, ta on sunnitud viimasel ajal käituma üha mõistuspärasemalt ja seda ka majanduse koha pealt. Mitte, et ta tahaks seda kangesti, ega ta on sunnitud. Järjest tuleb selliseid otsusi, kus ütleme, rumal rohepööre, ta ei ole enam seal nagu tooni andev, üha mõistuspärasemad majanduslahendused tulevad ja on lootust, et asi paraneb. Aga ma ütlen veel kord, et see ei parane sellepärast, et Merz oleks hästi tark või ta tahaks Saksa rahvale kangesti head. Aga ta saab aru, et kui ta jätkab seda sama kurssi, mida Olaf Scholz, siis riik läheb varsti pankrotti ja riik võib lõheneda. Hiljuti nädal või 2 tagasi lugesin sellist Saksa uudist, kus oli jälle avastatud mingisugune põrandaalune vastupanuvõitlejate organisatsioon, relvastatud organisatsioon. Kas selle nimi oli äkki, kui ma õigesti mäletan, viimane laine. Saksamaa patrioodid olid vaadanud, et elu läheb halvaks ja nad ei talu enam seda olukorda, olid hakanud organiseeruma oma relvad, oma väljaõppe, kõik üksused ja noh, praegu veel Saksamaa julgeolekuteenistus suudab neid neutraliseerida, aga varsti enam ei suuda. Sellepärast, et kui asi läheb talumatuks, inimesed hakkavad vastu. Eriti ma pakun, et Ida-Saksa inimesed, sest nemad on ajuloputusele immuunsed tänu sotsialismi ajale. Läänesakslased paraku ei ole. Igaüks, kes on suhelnud tänapäeva sakslastega, on siis ida-sakslaste või läänesakslastega, võib seda ise kinnitada. Läänesakslased on siis nagu mõistlikud, kui nad on ise saanud palju kannatada. Aga kes ei ole, need on oma rohepöörde nagu illusioonis või multikulti illusioonis ja nendega on, võimatu on väidelda. Nad ajavad sulle siukest silmaklappi ideoloogiat ja ei saa lihtsalt, aga samas idasakslastega on üsna lihtne, me oleme nendega ühel lainepikkusel. Selline sai minu vastus. Ma ei tea, kas see jäid rahule, Mihkel? Ei, muidugi, selles suhtes on see väga mitmekülgne käsitlus sellest, mis siin nagu Saksamaaga üldse nagu see tariifide teema on, et asjaolu juba iseenesest, et Saksa ettevõtted kolivad Ungarisse ja võib-olla mujalegi, see näitab, ja just, et see näitabki, et nagu see asi on
läinud nagu hoopiski sellest suunda, mida Saksa globalistid ei oleks osanud arvata, et noh, see on selline huvitav käik. Aga Maarjo, sinu tähelepanekud? Ja aitäh. Ma täiesti nõustun sellega, mida Tõnu rääkis ja seda samust teemat oleme ka veebiraadios käsitlenud. Aga tuletame siis meelde seda, et tegelikult Ukraina sõda ja sanktsioonid Venemaale muutsid nii-öelda jõujooned, muutsid ümber. Ja oligi see, et Hiina ja Venemaa ning BRICS-i riigid hakkasid koostööd tegema tihedamalt ja sellega nii-öelda USA-le keerati käru. Ja nüüd, kus Trump tuli võimule, Trump üritab seda asja uuesti tagasi pöörata. Aga nüüd samamoodi käib seal USA-s siseriiklikult vägikaikevedu siis veel vanade jõududega, kes seda tekki sikutavad, ei, et kuhu sa nüüd lähed, et ei, meie käik oli õige, Trump ütleb, ei, nii ei lähe. Ja seda me praegu näemegi nende kohtute näol, millega Trump silmitsi seisab, et selline on minu vastus. Jah, suur tänu, Maarjo. Et jah, siin jälgime lähipäevade arenguid ja loodetavasti siis juuni lõpus või juuli alguses oleme juba targemad, mis siis saab edasi endast tariifide. Mihkel, kas lubad korraks täiendada sel teemal? Aga palun. Mul tekkis kange kiusatus lisada ja see niisugune huvitav uudis, mida lugesin just eile või täna. See puudutab sanktsioonide kehtestajate kahepalgelisust. Nimelt lugesin Ungari internetiväljaandest, minu meelest oli Portfolio või oli Mandiner, kumb, BBC-le tuginevat uudist, kus oli öeldud, et alates 2022. aasta veebruarist ehk siis alates sõjalise erioperatsiooni käivitumises Ukrainas lääneriigid on ostnud Venemaalt naftat ja gaasi 3 korda suurema summa eest, kui on see, millega nad on Ukrainat toetanud. Ja seal olid ka arvud olid välja toodud, ütleme seisuga 29. mai 2025. See summa, mis nad olid maksnud Venemaale, oli 883 miljardit eurot ehk siis 973 miljardit dollarit. Ja huvitav oli see, et üle 200, kas oli 280 või midagi 290 miljardit sealt oli ju maksnud need riigid, tähendab Euroopa Liidu liikmesriigid ja sellest vist 208 miljardit olid need riigid, kes olid kõige kangemad sellised sanktsioonide kehtestajad. Nad ostsid ikkagi ju Venemaalt naftat gaasi, nad lihtsalt ei ostnud otse, ostsid Türgi kaudu, sest Türgi kaudu läheb ju gaasijuhe, kus tuleb Venemaa gaas ja läheb ka naftajuhe ja osa naftat näiteks endiselt rõõmsalt liigub läbi Ukraina, sest Ukraina minu teada gaasi selle transiidi peatas selle aasta algusest. Aga näiteks toornafta liigub rõõmsalt edasi. Ja siis tekibki küsimus, et mis on mõte nendel sanktsioonidel, kui silmakirjalikult ostetakse edasi lihtsalt teiste kanalite kaudu. Makstakse ka isegi rohkem ja Venemaa on sellega väga rahul, sellepärast et nafta ja gaasi müük moodustab Venemaa riiklikest sissetulekutest umbes 30% kuni kolmandiku ja siis väljaveost ta moodustab 60%. Nii et palun väga, need suured sanktsioonide propageerijad, kehtestajad ju ise tegelikult toetavad Venemaad ainuüksi naftat ja gaasi ostes 3 korda rohkem, kui nad on Ukrainale raha andnud. Ja tekib küsimus, et kui tõsiusklikud Ukraina toetajad arvavad tõsimeeli, et Venemaale sanktsioone kehtestades nõrgestame Venemaad, tugevdame Ukrainat, kas nad ka pärast seda uudist arvavad täpselt sama? Ja esmapilgul tundub, et kuna selle avaldas Ungari ajakirjandus, Ungari on venemeelne, ta on kallutatud, ei saa usaldada, eks ole. Oletame hetkeks, et see on nii, kuigi see ei ole, aga oletame, et on. Aga ungarlased ei mõelnud seda uudist ise välja, vaid nad tuginesid BBC-le. See on kõige autoriteetsem Briti uudiste firma üldse.
Ja siis tekib küsimus, et kas ka BBC on muutunud venemeelseks. Vaat selle küsimuse jätta nüüd õhku rippuma. Ma tahaks veel lisada, sa tuletasid mulle Tõnu väga hea asja meelde, mis täna hommikul tuli suureks uudiseks. Et ma loen ühe eesti.com-i siis niisuguse kõmulise uudise ette, mis uudis.netis väga pikalt ei saanud olla, see kisti sealt lihtsalt kiirelt maha, et hädaoht, Tiiu Ritari, Vene-Iisraeli ärimees hakkab Väimelas tootma mineraalvett 25 korda suuremas koguses kui Värsko Originaal AS. Ehk siis Venemaalt tulevad ärimehed ja teevad siis suurt äri Eestis meie loodusvaradega. Ja mis teeb nagu eriti ohtlikuks, et me ei jää lihtsalt veest ilma, vaid see samune siis projekt gaasitab ka Väimelas elavaid elanikke, ehk siis sealt tuleb see vesiniksulfiid ehk siis niisugune gaas mädamuna aisuga ja mis on ülimürgine ja inimestel on juba tervisehädad seal tekkinud. Ja see läheb siis kuni 500 meetri sügavusele tahetakse puurida seda. Ehk siis kui see nagu õnnestub ja see esiteks see puurimine seal, kui läbi viiakse, puuritakse läbi ju erinevad põhjavee tasemed. Need ka aetakse kõik seal segamini selle sulfiidiga, mis seal maapõues peitub, mis on mürgine. Noh, see on täielik karauul, mis seal toimub. Ja praegu ma ei saa aru, seal tegelikult tuleks terve see Väimela tuleks tegelikult evakueerida elanikest. Sest see on ülimalt ohtlik. Aga meil võimud keegi, mitte midagi ei toimu. Tiiu Ritaril olid sümptomid, tal iiveldas ja helistas kiirabisse ja siis öeldi, et hullemaks läheb, et siis kutsu kiirabi välja, et siis tuleme või viime ära või mis asi see on? No see ei ületa uudise künnist, näed. No jah, just ei seal, ega ennem ei hakka uudise künnist ületama, kui Väimelas mingid laibad taga on, et siis vaatame jah. Aga siis on nagu hilja, siis on meil põhjaveed asjad on kõik segamini keeratud. Ja mis nimel siis on ju? Oota, aga kas selle ärimehe vastu siis mingit sanktsioone ei ole või? No just täpselt, minul tekib ka küsimus, kui meil siin räägime kogu aeg mingi Vene vastastest sanktsioonidest ja siis tuleb järsku keegi Venemaalt, Vene-Iisraeli ärimees siis äri ajama ja meie oma loodusvaradega. Ja kus on siis kõik need looduskaitse siis uurijad, kes ennem seda projekti peaksid nagu selgeks tegema, et kas seda üldse saab teha ja kas see ohtlik ei ole? Ja meie põllumeestel on keelatud osta endale näiteks Valgevene väetist või Venemaa väetist. See pidi ju olema agressorriigi väetis, ei sobi meie põllule, eks ole. No just täpselt. No, see on topeltstandardid, see on täpselt see Jupiteri ja ärja teemana. Aga selge, minu poolt kõik. Ja väga hea, et nii Tõnu kui Maarjo tõid välja siin need tähendavad asjaolud, kõigepealt see sanktsioonide ja siis üldse kogu see fossiilkütuste ostmine, et see nagu sobitub sellesse väga hästi kokku ja Maarjo poolt välja toodud see, et Vene-Iisraeli päritolu oligarh tegeleb sellise hävitustööga Eesti pinnal, siis nüüd ma toon siia ühe nüansi ka juurde, siit esitan väga retoorilise küsimuse kõikidele ametnikele, kes väidavad, et meil on demokraatlikult valitud Riigikogu ja Riigikogu poolt demokraatlikult määratud valitsus, et kui te nüüd olete selle ära kuulanud, siis mõelge uuesti, keda te teenite, kas okupante või keda iganes, aga nüüd jõuame asja juurde. Maksu- ja Tolliamet on kuu aja jooksul 144 väärteomenetlust algatanud ja seejuures korjanud inimestelt 26 000 euro ulatuses trahve kokku sellepärast, et on tahetud üle 120 000 euro Venemaale inimestele ära anda. See näitab, et meil on see asi ka nagu Kört-Pärtli särk ja mina tahan nüüd siinkohal öelda,
et üks asi on see, et inimestelt hakatakse mingite abstraktsete automaksu nõuetega inimestelt raha välja pommima. See on nagu niimoodi, et meie oleme need ülemused siin Maksu- ja Tolliametis, et me tahame, et te lihtinimesed pakuksite katust meile ja kui te selle katuse pakkumisega ei nõustu, siis me paneme teil kontod kinni ja sisuliselt sunnime teid täielikku kaosesse, kui sedasi niimoodi väljenduda. Ja mina nüüd tahan teile seltsimäed öelda, et kui te ei saa sellest aru, et vaba tahte seadus kehtib meil ühiskonnas endiselt, siis te ühel päeval, kui on digieuro kasutusele võetud, siis te ise saagite omal jalga sisse, et see asi ei lõpe kellelegi meist hästi. Jätke see endale meelde. Niimoodi. Ja selle koha pealt siis ütleme, et meil nagu praegu toimubki totaalne moraali allakäik, et ühelt poolt nõuame, et sanktsioonid, aga kui olete miljarditega sees selles süsteemis, siis selliseid inimesi meil süsteemi ei puutu. Aga nüüd siis põhimõtteliselt viimase teema juurde, aga ma usun, et siin viimase teema juures tuleb ka lisateema, et sellest kindlasti räägib Tõnu. Aga kõigepealt räägime siis selle teema lahti. Niinimetatud libakoalitsioonileppe, ehk siis kõik need punktid, mis täiendavalt eelmisel laupäeval vastu võeti. Ja milles siis punktid käsitlevad, et ma toon mõned neist välja. Reformierakond ja siis Laib 200 kuulutasid välja, et meie toetame digieuro kasutusele võtmist. Ma toon kõigepealt selle asjaolu siia sisse. Kui digieuro sügisel 2025 lähebki käiku, siis te võite kindlad olla, et alates sellest hetkest sularaha muutub sisuliselt väärtusetuks paberiks, mida te olete kunagi kasutanud ja ostnud sellega, aga teie see rahaline väärtus on sellest hetkest muutumas iga hetkega kaduv väikeseks ja millele ma tuginen. Vaadake, mis toimus Nigeerias umbes 2 aastat tagasi, et seal samamoodi võeti digiraha kasutusele ja mis sellele järgnes? Seal järgnesid rahutused, lõhuti automaate, et kas me nüüd tahame siis näotuvastuse siis selle digieuroga jõuda selleni välja, et inimesed peavad hakkama nii-öelda sunnismaisuse korras suitsiidi tegema, et need, kes meie üle praegu otsustavad, nad on satanistliku kurjuse esindajad. Ja nüüd järgmine punkt, mis nüüd puudutab veel omakorda teatud mõttes ka tervishoidu. Nimelt on välja kuulutatud, et 3. kvartalis 2026 peab valmis olema seadusandlus, et siis nakkushaiguste ennetamise tõrje eesmärgil põhimõtteliselt leevendada teatud reegleid, aga samas võtta eeskuju sellest, mida COVID ajal tehti ja mida oleks võinud paremini teha. Ja seal on muide ka see klausel sees, et lihtsustada laste vaktsineerimiskorda, ehk siis see vaadake, saatan peitub detailides ja kui me jõuame selleni välja, siis sisuliselt meil on praegu doktor Mengele ametis, kelle eesmärk ongi vaktsiini propagandat peale suruda ja see juba sügisel võtab täiemahulise mõõdu välja. Ja veel mõned asjad. Koolidega seonduvalt. Esimene negatiivne punkt. Hakatakse riigikaitseõpetuse raames droone nagu lastele peale suruma, et kõik, kes kooli lähevad, siis tuleb drooniõppe ka sisse ja mis on eesmärgid. Esimene eesmärk, lastele teha ajupesu selles suunas, et siis lapsed saaksid teada, et Venemaale tuleb droonid suunata ja nad hävitada. Ja teine punkt, et kuna me teame, et droonidega saab kodudes teha privaatsuse rikkumisi, et siin on juba mitmeid juhtumeid olnud, et mulle teadaolevalt, siis põhimõtteliselt on nii, et kui sul on elamises mingi kuur valesse kohta paigaldatud või midagi sellist, siis tuleb seltsimesse vallaametnik ja ütleb, see tuleb nüüd ära lõhkuda ja siis ongi valik, kas saada trahvi või siis lõhkudagi see maha, sellepärast et droon on ebaseadusliku ehituse tuvastanud, aga mina küsin, mis on tänapäeval üldse enam ebaseaduslik, kui meil on kuritegelik maffia võimul ja üks asi veel, ma arvan, et selles suhtes jätkub siin arvamusi nii ühele kui teisele poole, aga järgmisel õppeaastal 10. ja 11. klassid hakkavad õppima koos tehisaruga ja nüüd täiesti hüpoteetiline versioon, kuivõrd me tänaseks teame, et tehisintellekti saab niivõrd palju arendada, et see suudaks tegeleda ka geoinseneeria ja ka muude selliste droonisõdadega, siis
ärgem pangem üldse imeks, kui sügisel või siis hiljemalt järgmise aasta algul ütleb tehisaru koolilastele, võib-olla siis selleks ajaks õpetajad polegi seal juures, et kallid lapsed, kas te tahate midagi sellist teha, mis inimkonnale kasu toob? Ja lapsed ütlevad muidugi ja siis tehisaru ütleb, tapke oma vanemad ja vanavanemad maha. Ja tehisarust vaimustunud lapsed lähevadki sellega kaasa ja hakkabki see inimeste massiline tapmine, sest et tehisaru on ju selle käsu neile andnud. Ja nüüd küsigem endalt, miks me sellist psühhohullust läbi laseme? Ja siin mitmeid nüansse veel ka, ma puudutan lühidalt. Niinimetatud metsamaast 70% tahetakse kasutusele võtta majandusmetsamaana, ehk siis seal toimuks aktiivne metsade hävitamine. Ja nüüd ma toon veel sellise nüanssi juurde, mida lähemal ajal saab kindlasti ka meie portaalist lugeda, et kui siin me oleme metsasid üle raiunud tänu seltsimees Marku Lambile, kes oli Keskkonnaministeeriumi asekantsler, siis kõigest mõned kuud hiljem tuldi välja sellega, et tuleb kehtestada automaks. Ja nüüd on tulnud selline asi välja, et 2 aastaga loodavad meie riigi aparatsikud saada 600 miljonit nii automaks kui ka registreerimismaksu või siis tasu pealt. Ja siis selle 2 aasta 600 miljoniga saadakse kokku CO2 lisakvootide summa, ehk siis selle rahaga saab osta endale lisakvoote tänu sellele, et me oleme lasknud metsasid üle raiuda. Ja nüüd tekib küsimus, et miks inimesed peavad üldse seda automaksu maksma, kui me oleme sellise kuritegeliku mafioosode seltsis. Aga selle väga tõsise jutu peale ma annakski kõigepealt sõna Tõnule. No su viimasele küsimusele ma vastaks, et kui inimene on riigitruu, siis ta teeb seda hea meelega, ta maksab loomulikult. Meil on ju olnud ka peavoolu ajakirjanduses intervjuusid pensionäridega, kes ütlevad, et jah, et meil on küll raske, aga kui riigil on veel raskem, loomulikult kiidame igasugu maksud ja sellised asjad heaks. Aga mis puudutab droonide ehitamise viimist kooli, eks ole, mina leian iseenesest, see ei ole halb. Kunagi nõukogude ajal oli ju väga menukas mudelite ehitus. Tehti lennukimudeleid ja laevamudeleid ja lapsed nad õppisid mehaanilisi asju ehitama, õppisid füüsikat hästi selgelt. Muidugi halb on see, kui öeldakse, et need droonid tuleb kõik Venemaa peale suunata, aga ma olen üsna kindel, et Venemaa ei lase neid. Venemaal on endal vahendid, et need peatada ja kui mingi kooliõpilane läheb sinna kuhugi Narva jõele katsetama, siis küll ta saab vajaliku vastulöögi. Mitte, et õpilasele midagi tehtakse, aga lihtsalt tema droon lastakse seal poolel teel maha, lastakse olla. Aga need teised plaanid, need on päris sellised haiged mõtted, ütleme. Ja samas tuleb öelda, et suurem osa nendest ei teostu. Aga me ei saa päris oodata, et iseenesest ei teostu, vaid me peame ka ise midagi tegema. Iga lapsevanem saab midagi teha, et muuta oma lapsed immuunseks ajuloputusele. Ja siis ei ole enam ohtu, et laps tuleb nagu koju ja ta hästi ärevil ütleb, et tead, meil on vaja planeeti päästa. Seda nimetatakse ju kliimaärevuseks, eks ole. Sest paljud lapsed siiralt, nad on mures, et kui nemad ei tee midagi siin Eestis, ütleme, siis meie planeet hukkub. Ja nad ei tea seda, kuidas Indias või Hiinas kõrges kaares lastakse igasugus keskkonnakaitse nõuetele. Lapsed siiralt usuvad seda. Üks asi on see, kui lapsevanem õpetaks lapsi kainet mõistust kasutama. Ja see on üsna lihtne, sest minu kogemus näitab, et tihtipeale laste ja lapsed, nad on targemad kui näiteks keskkooli lapsed, sest lastelastel ei saa niisama lihtsalt ajuloputust teha. Nad on veel looduslähedased, nad vaatavad kohe, kui miski ei klapi, nad ütlevad ausalt välja selle. Nad ei püüa nagu kellelegi meeldida, vaid nad on väga siirad, väga vahetud ja ütlevad. Nii et ma leian, et täiskasvanud saavad ise väga palju selle nimel teha, et meil ei tuldaks mingi ajuloputusega. Ja kui siiski tuldakse, siis meil on piisavalt inimesi, kes hakkavad vastu. Ja see ei pea tingimata olema mingi otsene relvavõitlus, see on kas või see näiteks, kui tuleb mingisugune korraldus, et tuleb mingi teade edasi anda, siis sa lihtsalt ei anna seda edasi. Või
kui tuleb selline, ütleme, jõustruktuuri tegelane, oletame, ta tulebki autoteenindus, ütles, teate, et pumbake mu kumm täis, eks ole, siis ei pumpa lihtsalt täis. Või näiteks, kui elektrik kutsutakse tegema, siis ta teeb oma tööd niimoodi pooles vinnas või ta ei tee üldse, kui on tegemist mingi represseerijaga. Tähendab, meil on selliseid võimalusi küll, kuidas süsteemile vastu seista. Ja me ei ole ka päris üksi, näiteks mis puudutab digiraha tulekut, siis Ungari teeb juba praegu vastu samme sellele. Ungari ju seadustas tänavu aprillis, kui ma õigesti mäletan, jah, 14. aprillil 2025 oli ju Ungari parlamendis hääletus, kus täiendati põhiseadust niimoodi, et sularaha kasutus arvati inimõiguste hulka. Ja siis päris hiljuti enne siia saatesse tulekut ma sain teada, et 30. mail 2025 siis jõustus Ungari majandusministri määrus, millega sularaha peab olema kättesaadav kõigile inimestele kõikjal Ungaris. See tähendab seda, et igasse asulasse tuleb rajada vähemalt üks sularahaautomaat. Kusjuures ka sellistesse asulatesse, mille elanike arv jääb alla 500 inimese. No kõigepealt tuleb muidugi nendesse, kus on vähemalt 1000 inimest, selle aasta lõpuni peab see olema tehtud. Siis järgmine aasta sellistesse asulatesse, kus on elanike 500 kuni 1000 ja siis 2027. aastal väiksematesse asulatesse, tähendab sinna, kus on alla 500. Ja ega see pankadele väga ei meeldi Ungaris, nad kurdavad, et see on nagu väljaminek neile, nad peavad ju hoolitsema selle eest, et oleks korralik automaat ja pääseks juurde ja seal oleks igal pool siis internet ja omavalitsustele ka see väga ei meeldi, eks ole, nad peavad selleks tasuta maa eraldama ja pankadele ei meeldi see, et inimesed tohivad kuni 150 000 forinti ulatuses raha väljavõtmist tasuta, kuu aja jooksul 150 000 ja see on nende oma valik, kas nad võtavad 1, 2 või 3 jaos, eks ole, pank ei tohi sinna kätt ette panna ja ükski pank ei tohi seda väljavõtu summat ka allapoole viia kui 150 000 forintit. Nii et Ungari peaminister Viktor Orbán ja teised Ungari juhtkonna liikmed on väga selgelt öelnud, et sularaha kasutus on väga tõhus vastupanumeede Euroopa Liidule, kes tahab inimesi muuta sõltuvaks endast. Ja teine asi, see on nagu julgeolekumeede, sellepärast, et kui tekib kriis, siis majandus saab sularaha olemasolul edasi toimida. Samas kui näiteks ainult digiraha kesksena majandus ei suudaks edasi toimida. Ja siis Ungari ajakirjandus tõi välja ka Prantsuse justiitsministri hiljutise jabura avalduse, kus ta ütles, et 2027. aasta Prantsusmaa presidendivalimistel tuleks korraldada ühtlasi rahvahääletus ja panna hääletusele see, et äkki üldse sularahast loobuda. Ja ta põhjendas seda niimoodi, et see on siis tõhus võitlusvõimalus narkoäri vastu, kuna igal aastal miljardid eurot narkoäris ringlevad ja põhiliselt väikestes sularaha kopüürides, eks ole. Aga siis sellele tuli selline kõva vastuseis, et natukene hiljem ta juba teatas, et ei, et ta siiski mõtles ümber, ta ei taha nagu seda ettepanekut ametlikult välja käia. Ja see ei olnud suvaline justiitsminister, vaid ta oli endine siseminister, tähendab, ta peaks nagu asja tundma. Aga ei, ta käis selle mõtte välja. Ja mis on huvitav, just enne saatesse tulekut ma lugesin lühidalt sihukest uudist, kus minu meelest Hollandi minister ütles, et valmistuge kriisiks ja igaühel olgu kodus kriisivaruna, tähendab sularaha nii palju, et ta suudaks nagu 3 kuud vastu pidada. Aga mõelge nüüd, kui ühest küljest on mõeldud, et hirmutame Euroopa inimesi sellega, et Venemaa tuleb kohe-kohe vallutama ja ütleme, et selleks, et paremini kriisiolukorras vastu pidada, siis varuge sularaha. Ja teisest küljest ütleme, et teate, et lähme üle digirahale, meil ei ole sularaha üldse vaja. See meenutab mulle seda, kuidas osa propagandaaparaadist ütleb, et Venemaa on hästi nõrk, ta laguneb kohe, seal tuleb varsti ülestõus, Putin kukutatakse, sõjavägi laguneb, eks ole, demoraliseerub ja teine ütleb, et Venemaa on hästi võimas, ta tuleb meid vallutama ja ähvardab meid. Ja neid kahte nimetame narratiivideks, ehk siis muinasjuttudeks, seda kahte muinasjuttu vaheldumisi inimestele pakutakse.
ja nüüd sama asi tundub selle sularahaga, et ühest küljest öeldakse, et läheme digirahale üle, teisest küljest öeldakse varuge koju sularaha, siis peate paremini vastu, kui Venemaa peaks meid ründama. Võt nii. jah, aitäh, Tõnu. Ja mis puudutab seda digiraha teemat veel nii-öelda laiemalt, siis on juba sellist asja räägitud välja, et kui see digiraha jõustub, siis inimestel saab olema ainult üks konto ja seda läbi keskpanga. Ja nüüd siin hästi toodi välja, et 2027 pidavad toimuma rahvahääletus ja siin on see narratiiv, et umbes 2 aastat on digiraha nii-öelda vabatahtlik, aga 2027 hakatakse juba suunama sellesse suunda, et kõik oleks käinud digiraha peal väljas. Ja siin aktuaalselt on jutuks ka see digitaalse identiteedi loomine, kõik liigub näotuvastuse peale. Nii et see asi lõhnab selle järgi, et Euroopast on saadud juhised ja Eesti mitte legitiimne seltskond nüüd täidab neid sellise täpse sammuga nii-öelda. Aga Maarjo. Aitäh. No eelmise teema jätkuks kuulasin, et Mikkel siin sõimas, et riik on ka selles süüdi, aga tegelikult sellele puurimisele andis nii-öelda loa siis Võru vallavalitsus isiklikult. Et siin tuleks nii-öelda vallavalitsusel otsa vaadata, et oi, et mis te nagu teete, ja see puurimine on veel üsna lähedal, seal on kool, nii et üsna lähedal ka koolile. Aga kui nüüd tulla selle digitaliseerimise juurde ja digiraha juurde, siis jah, seda tehakse, piiratakse inimestel ka sularaha väljavõtmist. Minu meelest, kas Soomes on isegi see piirmäär, et üle 3000 ei tohi inimesed välja võtta. See ongi siis selle vastu, et inimesed ei omaks enam siis nii-öelda sularaha. Et kõik käiks siis nii-öelda läbi pangakaardi, kõik maksed ja asjad ja see on digitaalne vangla. Ja selles suunas me lähme ja Ungari seisab sellele vastu. Tänu sellele taga niisugused lükked on teinud, et inimesed ikkagi saaks võtta sularaha ja omaksid sularaha ja et pangad ei oleks niisugused orjanduslikud institutsioonid. Et jah, nii ta on. Aitäh. Aitäh, Maarjo. Kindlasti siin, ütleme, on väheseid riike, kes veel mõtlevad mitte ainult selle peale, et kuidas oleks mõistlik pugeda Euroopa komisjonile, vaid mõtlevad ka rahva heaolu peale, et seda kindlasti. Aga Baltikumi suhtes, kui me nüüd vaatame lihtsalt veel seda lisanüanssi, mis siin täna, ehk siis nüüd 30. mail välja toodi, et Eesti on valmis vajaduse korral ka Läti Rail Balticu osa ise kinni maksma meie arvelt. See on midagi erakordselt banaalset. Aga kas nüüd saate lõpetuseks keegi soovib veel nii-öelda lõpusõna siin rahvale öelda, et kui keegi soovib, siis andke aga tulla. Kas lubad? Tõnu, palun. Mulle meenub, ma käisin ju 20. mail 2025 Kuku klubis, kus oli kohtumine Mart Helmega. Ja seal oli juttu sellest, mis tingimustel toimub eliidivahetus. Sest Mart on väga laia silmaringiga inimene, orienteerub hästi nii geopoliitikas, välispoliitikas kui ka muudes valdkondades. Ja tema samuti on täiesti kindel, et toimub eliidivahetus. Ja mis tingimustel? Ta ütles, et praegu on asi selle taga, et USA saadik, kes tuleb Eestisse, ta ilmselt jõuab alles sügisel. Praegu on seal nagu mingisugused protseduurid, bürokraatlikud protseduurid, mis tuleb läbida ja üks põhjus on see, et praegune USA valitsus võtab maha kõik asjatundmatud saadikud, kes olid pandud oma ametisse eelmise valitsuse ajal, Bideni valitsuse ajal. Ja see võtab kõik aega, sest neid saadikuid on niivõrd palju. USA-l on ju oma saadik või diplomaatiline esindaja ju maailmas peaaegu igas riigis, eks ole, Eestis selle hulgas. Aga siis Mart Helme ütles seda, et kui see suursaadik, USA suursaadik uus jõuab Eestisse, siis hakkab juhtuma. Ja see puudutab ka siinset eliiti.
ja ma olen Mardiga selles küsimuses täiesti nõus. Ma olen ise mõelnud juba sellest ajast peale, kui Donald Trump sai joosti presidendiks ja hakati see USA-s seda vana süsteemi rappima, USAID oli see abiprogramm, eks ole, ja mida seal kõike hakati tegema. Ja siis mul tekkis selline kujund, et see on nagu prussakatõrje. See tähendab, et kõigepealt nimetame neid kujundlikult globalistideks või šorošlasteks, eks ole, need kõigepealt surutakse välja USA-st. Nad tulevad algul Euroopasse ja nende mõju esialgu tugevneb, nagu oligi näha Saksamaal pärast valimisi, eks ole. Aga see on lühiajaline, sest see eliidivahetus jõuab otsaga ka Euroopasse, jõuab otsaga Eestisse. Ja ma leian, et praegu Eesti poliitjõududel ei ole arukas nõuda ennetähtaegseid valimisi, sest see tähendab, ma võtan Riigikogu valimisi, sest kohalikud valimised tulevad sügisel nagunii, need on korralikud valimised, korralised. Aga meil ei ole mõtet mõelda või nõuda ennetähtaegseid Riigikogu valimisi, sest see tähendaks, et vana eliit, ta saab õiguse jääda pukki veel 4 aastaks. Need samad kahjurid, kes on praeguseks, ütleme, 2 aastat ehk siis pool oma ametiaega ära istunud, nad võib-olla jäävad veel pukki, vähemalt Reform kindlasti. Eesti 200 see läheb nagu kõige lihateed, eks ole, aga Reform võib jääda pukki. Võimalik, et ta leiab mõned koalitsioonipartnerid, kes ootamatult leiavad temaga ühisosa ja siis ta jätkab. Nii et meil ei ole mõtet nõuda ennetähtaegseid valimisi praegu. Ootame ära, kui Eestisse tuleb uus Ameerika Ühendriikide suursaadik ja ma pakun, et siis hakkab toimuma. Ma olen selles küsimuses Mart Helmega täiesti nõus ja ma soovitan jälgida, mida Mart Helme selle küsimuse kohta ütleb kuni sügiseni. Ja jälgige mängu, sest Eesti ei ole niivõrd tähtis riik, et eliidivahetus algaks siit. Eliidivahetus hakkab mujalt, aga ta jõuab järjega kindlasti ka Eestist ja meie eliidil praegu ei ole sellele mitte midagi vastu panna, sest nende hulgas ei ole isiksusi, ei ole subjekte, nendega lihtsalt ei arvestata. Jah, suur tänu sulle, Tõnu. Keegi veel soovib lisada? Nii, Pille, ole lahke. Et ma tooksin siin välja esimese WHO peadirektori ütluse, et me mõtleksime lihtsalt sellele, et kas me üldse mõistame seda, miks see WHO kunagi loodi ja vaadates nüüd, et kuidas, eks ju, see Euroopa Liitu juhitakse, kuidas meie riigid kõik sellest mõjutatud on, et ma lihtsalt toon välja siis Brock Chisholmi ütluse, kes siis kohe juhtiski kohe WHO loomise algusest peale 1948 ja ta ütles niimoodi. Maailma valitsemise saavutamiseks on vaja inimeste peast eemaldada nende individualism, ustavus peretraditsioonidele, samuti eemaldada rahvuspatriotism ja religioossed dogmad. Ehk siis kõik, mis tegelikult selle inimese siukse moraalse baasi loovad. Ja see on nüüd, ja ta oli ise psühhiaater ja ta teadis, kuidas üldse inimeste psüühikat õõnestada, kuidas perekonda õõnestada, eks ju, ja kuidas rahvusi õõnestada ja kuidas inimeste usku õõnestada. Nii et praegult me olemegi nagu kõikidest nendest suurtest valitsustest, siis täpselt samamoodi, kas oli Euroopa Liit, on see ÜRO, on see WHO, mis iganes nii-öelda need nõukogud meid kõike juhivad, see ongi, mida me tegelikult igapäevaselt näeme ja millele siis ka meie enda praegused riigivalitsejad alluvad, eks ju? Tänan, Pille. Ja Maarjo, siis sina saad viimasena sõna. Ja, selles suhtes aitäh kõigile, et te kuulasite, aitäh külalistele,
aga Tõnule tahaks ma lisaks öelda, et mitte Mart Helme, vaid tuleb liituda plaan B-ga, see toome uued muutused. jah, aitäh, Maarja. Ja selline siis saigi meil maikuu uudiste saade, et eestieest.com ja estoniafirst.comis ikka jätkuvalt uudised ja saate ka meie tegevust toetada. Aitäh kõigile, kes seda teevad ja on teinud. Ja nagu siis öeldud, järgmine kuu, kas siis kuu lõpus või siis hiljemalt järgmise kuu, ehk siis juuli alguses juba uus salvestus, mida siis saate ka näha. Aga seniks kõike kaunist ja kõike edukalt teile edaspidisekski. Nägemist! Jõudu võiduks! Nägemist!